unustades saadab meid linnulaul ja kevadlilled kaunistavad koduaedasid. See kõik teeb kevade üheks ilusamaks aastaajaks. Aga kevadesse jääb ka üks väga oluline tähtpäev, emadepäev. See on päev, mil me õnnitleme ja täname neid, kes on emaks saamise ja ema olemise tee käia võtnud. Tänu nendele ei lõppe elu maa peal. Emadepäev on ilus ja rõõmus kevadine püha, aga ta on ka midagi veel. Ja selle peale eile hommikul lasteaias üks väike poiss küsis minu käest niimoodi, et mina nägin, kui sina autoga tulid, et ma nägin su autot. Ma ütlesin, et jaa, ma tulin lasteaeda. Kas sinu ema tõi sind lasteaeda? Ja siis ma ütlesin, et ei, minu ema ei toonud mind lasteaeda. Ja siis ta küsis minu käest, kas sa ise roolisid? Ja siis ma hakkasin mõtlema, et selle väikese poisi jaoks on nii oluline, et ema roolib tema lasteaeda. Tema on süle, kus ta saab oma muredega pugeda. Aga meil täiskasvanutel tuleb juba ise oma eluteel roolida. Ja emadepäev annab meile igale ühele, kes me oleme juba täiskasvanud, tõuke mõelda tagasi oma emale, oma kasvuajale ja sellele, mida kõike oleme seal kaasa saanud. Mõistes oma ema, õpime ennastki paremini mõistma, et oma eluga jõudsalt edasi minna. Emadepäev on küll ainult üks kord aastas, kuid emaks olemine on aastaringne töö. Me kõik teame, et emad ja vanaemad aitavad ning toetavad oma järeltulijaid igal võimalusel, ka siis, kui lapsest on sirgunud juba täiskasvanud inimesed. Hinnakem seda siis vääriliselt. Emadepäev kuulub emadele. Emadepäev kuulub elule ja selle kestmisele. Ei saa olla midagi tähtsamat. Üks vaikne vaade jälgib minu elu, üks silmapiir nii selge tunde heli. Üks süda minu valust tunneb valu, üks käsi kaabi valmis mul. Õnne ja rõõmu teile, kallid emad, ja ilusat emadepäeva! Ja nüüd üks väike kingitus kontserti näol meie lasteaialastelt ja ka avilistastelt on mõlemad. Tervitame emade puhul kõiki emasid, vanaemasid ja kõiki teisi külalisi. Sellel pühapäeval on siis üks ilus päev, emadepäev ja sellel päeval oleks hea, kui võta emalt emadepäeval kõik töö, et tal oleks kord ka puhkepäev, pane ta lauale lilli, saada emale, kui sa oled kaugel tervitus, et sa mõtled temale, austa ikka oma ema ja kõiki emasid, nagu oleks iga päev emadepäev. Aitäh, et oled mulle kogu eluks kaasa andnud laule ja luuletusi, et näitasid mulle loojuvat päikest, et kõndisid minuga tuulisel rannal. Aitäh, et lubasid koju tuua ilusaid kivikesi, merekarpe ja murdunud puoksi ja vahel ka mõne eksinud kodulooma. Aitäh, et õpetasid mõistma elamise võlu. Kallid külalised, emad, vanaemad, see kontsert on täna teile. Olen alles sõimelaps väike, tean, et olen emmele pisitilluke päike. Ja niimoodi alustavadki meie kontserti kõige väiksemad esinejad, kes ilusasti ootavad juba seal reas, et saada esineda. Kõigepealt kuuleme me laulu See tore laps olen mina. See tore laps olen mina.
kes ma olen emmele. Toredast majast metsa sees, Põdramajast. Solist on Karla Võhu, kes 2-3-aastaste laululinnu võistluse võitja on. Solist on Janette Kallas ja tema saavutas laululinnu võistlusel 3. koha. Laul ühest mehisest ametist, Sepa poistest. Solist on Aleksander Ükskask, kes 2-3-aastaste lauluvõistlusel sai 2. koha. Kevadpäev on kõikide rõõmsate emmede päev.
päev ja mis siis ikka sellel päeval võiks teha, kui tantsida üks rõõmus kevadetants. Meil jälle käes on kevad. Ja meie kõige väiksemad esinejad lõpetavad oma kontserdi lauluga Õnnesoov emale. Aga nüüd on meid tervitama tulnud Leisi keskkooli õpilased, kes ju alles ise ka lahkusid siit meie juurest lasteaiast. Nende juhendaja on Tiina Aks. Kõigepealt tuleb laulma Sireli Nerman ja laulab laulu Pisik. Laulupisik läks rändama.
kes laulab laulu Palgapäev. Ja nüüd on järjekord sulle esinema Naksitali rühmal. Aga sellel toredal päeval ei tohi me ära unustada ka meile teist väga tähtsat inimest, nimelt vanaemasid. Ja nüüd kuulegi meil laulu Kallis memm. Nüüd me kuuleme luuletust Minu memmed, loeb Marta Aus.
lilli korjamas. Solist on Kaisi Vete Kane, kes laululinnu võistluste 4-5-aastaste hulgas sai teise koha. Ja nüüd laulavadki ainult kõik tüdrukud ja laulavad laulu Minu lauluke. Kappadi kuldsed kingad, sihva, sahva, siidist saba ja nii tantsivad Naksikralli ja Karlssoni rühma tüdrukud meile tantsu. Poisid, vaadake ette!
ilusam ja Kädi Aulik loeb luuletuse Ilus ema. Minu ema on ilus nagu minu ema noornagus, teda tihti tõsiteksteks suurakseks. Minu ema silmis on päikeselek, minu ema juuksed on nagu merevek, minu ema musil on maasikanud ja tema süles on maailma parim paik. Ja nüüd kõlab laul terve rühma poolt, laul Emmele. Naksitrallid lõpetavad oma esinemise luuletusega Minu ema. Aga nüüd rõõmustavad meil jälle lauluga Leisi keskkooli õpilased ja laulma hakkab Marilyn Lempo. Kõlab laul Lapse palve päikesele. Sest siis, kui sind pole, on
laulab laulu Väike ööpik. Aga nüüd on järjekord kõige suuremate esinejate käes. Palun lavale Karlssonid. Eks iga laps tahaks saada ju kiiremini suureks ja unistab ikka sellest aeg-ajalt, et mis siis kõik oleks. Ja nüüd me kuulemegi luuletust Suureks saan siis. Loeb Martin Jalakas. Suureks saan siis juhhaida. Hakkan kohe reisima, külastan, kui käes on pass, maad, kus kasvab ananass. Nähtud saab see kauge riik, mil on nimeks Mosambik. Suureks saan siis hakkan kõike oskama. Selgeks saada on mul soov, lauluoskus kuulsaks toob. Õppida ka oleks vist tore filmi tegemist. Suureks saan siis Rairara, valin elukutsena. Pojamees või kosmonaut, ükski amet pole au. Praegu minu plaan on see, kaptenina laevale. Suureks saan siis paljuga, tahaksin veel tegeleda. Kassisõber oleksin, miks ka mitte president. Lausa kuulmusleidurgi, lapsevanem niikuinii. Martinil on ikka väga suured unistused ja eks unistama peab ikka väga suured. Ma loodan, et Martinil need unistused täituvad ka. Aga nüüd jätkame ikka lauluga ja kuuleme laulu Ahvide laul.
ja jätkame ikka lauluga ja kõlab laul Hobuse laul. Ja ikka kõlab meil laul. Järgmisena kuuleme laulu Ehitame maja. Solist on Arkos Ryan King ja tema on 6-7-aastaste laululinnu võitja. Ehitame maja, kena väikse maja. Kive kokku peame, palkad oma peame ja veel muud, mis vaja. Ehitame majakese metsa äärde, õitsevale ja saale. Lõbus vasti koliseb au ja äärde mahlaga see kõrvale. Töö käib hoogsalt kilja kokku, hoogsalt valsab plaani järgi tilpjadu. Seinad üles laume, kopsime ja taume, kaugel kostab kaja. Katusegi peale ilusasti seame, nii meil valmib maja. Ei märgata vihmasaju tuuli, külmil tantsu lööme soojas toas. Sajakitsed küssavad meil ahjus uuest liitil keevad maiumaal. Tulge külla, sõbrannid, me ootame, kõiki teid peab vaadasi loodame. Järgmisena kõlab laul Tuulevempud. Solist on Reinhard Simon. Tema oli 6-7-aastaste laululinnu teise koha vääriline. Ooh.
Ja nüüd tuleks ära tantsida üks polka. Ja poisid tantsivad kingsepa polka. Kes on kõige kallim? Oma ema, kellel pehmed käed, oma emal, kellel lahked silmad, oma emal, kes sind lohutab, kui nutad, oma ema, kes on kõige kallim, oma ema. Aga kes meist siis ei unistaks vahel pensionist ikka ka ja meie järgmisel esinejal on sinna pensionil ikka väga palju aega. Ja nüüd tuleb loeb luuletuse Markus Erik Lempu pensionile. Mina lähen pensionil, teatas väike Jaan. Miks ma peaksin ootama, kui ükskord vanaks saab? Praegu mul on, ei ole vaeva, selga ei valuta. Keegi mul ei mudi, kaela ei ka paluta. Praegu kuluks pensionär, ostaks arvuti. Vana emaga siis mängida
sünniks kõrvu. Järgmisena kuuleme laulu Minu paps. Solist on Kristo Kask. 4-5-aastaste laululinnu võistlusel saavutas 3. koha. Aga nüüd me saame kohe teada, mis tähendab üks ärahellitatud laps. Solist on Martin Jalakas ja tema on publikupreemia, sai laululinnu võistlust. Ma olen ainuke, emme seda tean.
lõpetavad Karlssonid nüüd lauluga Väike ime. Sellega ongi meie põhikontsert lõppenud, aga meil on üllatus ka. Meil on selleks peoks tulnud külla tore meeskvartett, kelle nimi on küll kõigile tuttav, sest kvartett on läbinud toreda noorenduskuuri, aga hing on ikka särtsakas ja elav. Ja kallid emad, vanemad külalised, teile esineb täna Rock Hotell. Lauluga Kiki Lips. Oh
no mis me oskame öelda, ma arvan, et nüüd on edaspidi kõik päevad sisustatud nendel, et muudkui kutsuge külla esinema ja nad peavad ilmselt uued kostüümid iga kord tegema. Aitäh meie Rock Hotellile